Mina olen Innar Broode, töötan Keila päästekomandos päästjana ja autojuhina. Saime siis väljakutse. Keilast välja sõites jõudsime Tallinna ringteele, saime umbes kilomeetri sõita. Siin on siis näha, et tuleb ristmik. Ristmikul on selline veidi laiem koht. Ja Saue poolt läheneb veoautojuht, siis otsustab hoida paremale tee serva. Isegi lausa peatub, et anda minule teed. Et kaugelt on näha juba päästeauto vilkureid ja vilkuvaid kaugtulesid. Et siit on siis näha, kuidas vastu tulev rekkajuht peatus. Mina olen vastu tulevast rekkajuhi poolt vaadatuna vastu tulevast kolonnist asunud möödasõidule. Ruumi on jäetud mulle selline vahe. Tuled ilusti põlevad, olen väga hästi nähtav. Oli ka sireene kuulda. Ja siin on siis näha, et kui ma olen läinud veidikene vastassuunavööndisse, siis täpselt minu kohale jõudes Saue poole suunduv veoauto keerab rooli vasakule. Saue poolt tulev veoauto on jätnud mulle selle ruumi ja ma saaksin sealt vahet läbi. Aga see veoauto teeb liiga järsu pöörde vasakule. Ja siit on siis näha, kuidas veoauto asus traktorist möödasõidule. Mina olen sunnitud täiesti vastassuunavööndisse minema. Selle nurga alt vaadatuna tundub, et see on täiesti tuleb laupkokkupõrge. Ma võin öelda, et see kestis võib-olla 2 sekundit, aga see tundus terve igavik. Ma jõudsin sellel hetkel läbi mõelda, mida ma teen, kuidas ma teen, kuhu mul on veel võimalik siit keerata. Jõudsin mõelda oma lähedaste peale. Selline kummaline olek. 2 sekundi jooksul käis põhimõtteliselt elu silme eest läbi. Ja jõudsin veel mõelda, kuidas ma nägin vastu tulevat rekkajuhti ja ma mõtlesin, et ma ei taha temaga minna laupkokkupõrkesse. Selle kohta polegi nagu väljaõpet eraldi, kui sa oled juba sellises situatsioonis, kus sul on sekund kokkupõrkeni. Ja kui ma nägin, et ma ei taha minna laupkokkupõrkesse vastu tuleva veoautojuhiga, ma keerasin rooli nii palju paremale, kui suutsin ja õnnestus ainult, et meie autode esiosad riivasid üksteist ja tänu sellele me jäime tõenäoliselt ellu. Kõige kummalisem on see, et autojuht, kes selle mõtlematu manöövri põhjustas, tema autol olid minimaalsed kriimustused. Kindlasti on see jätnud minule jälje, et juba järgmine vahetus, et mitte tekitada olukorda, kus ma kardaksin sõita, mind pandi uuesti päästeautorooli ja pidin sõitma neid samu Tallinna ringteel, kiirteedel ja iga kord, kui ma jõudsin veoautode lähedale, tekkis selline hirm, et mis nüüd saab. Ja kindlasti see tegi mind palju alalhoidlikumaks. Eks ma üritasin enne ka ette mõelda olukordi, aga peale seda õnnetust ma üritan mõelda veel rohkem ja kui vähegi tundub, et siin läheb olukord kitsaks, siis pigem võtame hoo maha või lähe üldse möödasõidule. Aga selge on see, et kõiki olukordi ei ole võimalik ennetada, sest sa ei tea, mis toimub teiste inimeste peas. Autojuht, palun lase abi läbi.